ja mida rääkida läbi ka tööandjatega ametiühingute poole peal. Et täna siis, millest me räägime, algabki peale sellest, et mis on siis paindlik tööaeg, mis peab siis paindliku tööaja kokkuleppes kirjas olema, milliseid probleeme see võib kaasa tuua. Kas mind ei ole kuulda? Okei, Aleksander, sellisel juhul palun vaata, et millised on töötaja õigused ja mida siis teha, et probleeme ei oleks vähem ja kuidas nende probleemidega tegeleda. Et nii palju ka, et küsimused võite kirjutada chati, ma loen chati aeg-ajalt ja lõpus siis, kui aega jääb, et siis veel lisaküsimused, et räägime siis veel, kui mingisuguseid probleeme on. Aga hakkame peale. Mis see paindlik tööaeg siis on? Et esiteks paindlikkus kindlasti ei ole piirideta ja see paindlikkus tuleb eraldi kokku leppida, tuleb kokku leppida siis töötunnid ja tuleb kokku leppida lisatunnid. Et nüüd tulebki meil selline mõiste nagu lisatunnid ja see tähendab siis just neid tunde, mille puhul siis töötajal on õigus öelda, et ta neid tunde, seda tööd või neid tunde tema ei tee. Töötajal on ainult õigus keelduda. Ja lisatundide puhul on teatud reeglid, me tuleme nende juurde edaspidi, peab olema siis ka etteteatamine ja peab töötaja nõusoleku andma. Et tööandjad muidugi seda paindlikkust tahavad ja kui meile öeldakse, et seda paindlikkust on vaja kitsas valdkonnas ainult, et need on ainult teatud kohtades, kaubanduses, teeninduses, siis reaalsus võib olla hoopis teistsugune, et seda paindlikkust saab kasutada väga paljudes kohtades, igal pool, kus on projektipõhine töö, kus natukenegi töömaht kõigub, igal pool tegelikult paindlikkust saab kasutada ja kõik sõltub sellest, kas kokkulepe on tehtud või mitte. Ja loomulikult on oht siis see, et paindlikkus võib muutuda ettearvamatuks ja ka tööandja võib siis hakata maandama oma majandusriske, kui praegu tööandjatel selline võimalus on olemas töötasu vähendada ainult 3 kuuks kalendriaastas kuni alampalgani, siis tulevikus võib tööandja vähendada töökoormust 22 kuni 25% täiskoormusest ja tulenevalt sellest ka töötasu siis veerandini võrreldes sellega, mis tavapärasel täiskoormusel on töötajal on olemas. Ehk see on päris suur majanduslik kukkumine, kui tööandja tegelikult tahab hakata oma majandusriske paindliku tööajaga maandama. Ja mida siis meie tahame, oleks see, et see paindlikkus oleks ikkagi töötaja jaoks ka kasulik ja et see tööarvestus oleks olemas korralik ja töötajad teaksid, kuidas see paindlikkus tegelikult ettevõtetes töötab. Ja nüüd siis 3 mõistet, nii nagu ma ütlesin, meil on nüüd uued mõisted, et peavad olema siis kokku lepitud paindliku tööaja kokkuleppes. Peab olema kokku lepitud töötunnid ehk need on need garanteeritud töötunnid alla, mille töötaja töötada ei tohi ja alla mille, juhul kui tööandjal pole tööd anda, ei tohi ka töötasu maksmata jätta. Ehk teisisõnu, kui meil on kirjas, et meil töökoormus on seal 10 tundi nädalas ehk 25%, siis see 25% töötasust, kuu töötasust tuleb kindlasti maksta, sõltuvalt sellest, kas tööd on või mitte. Nii et tööaeg siis vähemalt 10 tundi 7 päeva kohta. Ja töötaja jaoks ongi see oluline, sest see on ainuke garanteeritud asi, nii et kui sinu tööleping on ainult paindlike töötundidega, siis see, millega sa arvestada saad või millega pead hakkama saama, on just see garanteeritud töötundide maht. Ülejäänud on kõik lisa ja seda võib olla, aga ei pruugi olla. Sõltumata sellest, mida tööandjad siis lepingu sõlmimisel räägivad, kas nad lubavad seda, et
kõik läheb edasi nii nagu tavaliselt, et lihtsalt igaks juhuks teeme see paindliku tööaja kokkuleppe või siis öeldakse, et midagi ei muutu, aga igal juhul arvestada saab ainult sellega, mis on siis garanteeritud töötunnid. Lisaks siis tulevad nüüd juurde lisatunnid ehk need paindlikkust võimaldab siis töömaht ja lisatunnid koos täistöötundidega ei tohi ületada täistööaega. Ehk teisisõnu, kui meil on garanteeritud töötunnid 10 tundi, siis lisatund nädalas, siis lisatunde võib olla kuni 30 tundi nädalas. Rohkem ei tohi olla ja siin on nüüd öeldud ka seaduses seda, et lisatunde teeb töötaja kui ta on sellega nõus. See tähendab seda, et kui tööandja esitab tööajagraafiku näiteks kuu aja peale, ta on sinna graafikusse märkinud tavatöötunnid ja lisatunnid, siis töötaja võib öelda, et kas ta töötab kõikidel nendel lisatundidel või töötab ainult osadel lisatundidel või üleüldse ei tööta või ei tööta üldse neid lisatunde. Lisaks siis on võimalus, kui tööandja pole graafikusse lisatunde kirja pannud, aga on paindliku tööajaga leping, et tööandja näiteks saadab sõnumiga teate, et mul on vaja, et sa tuled homme tööle tegema lisatunde. Ja nüüd on siis tööandja jaoks ka oluline, et tööandjal peab olema siis töötaja kinnitus, et ta on nõus neid lisatunde tegema, et ta tõepoolest tööle tuleb. Juhul, kui töötaja seda kinnitust ei saada, siis tegelikult ei saa tööandja eeldada, et töötaja tuleb järgmine päev tööle. Ja mis peab siis veel olema, et peab olema ka kokku lepitud sama etteteatamise aeg, kui palju tööandja peab ette teatama, et on vaja lisatunde teha. Aga meil ei kao ära ka ületunnid, kuid ületundide puhul siis tuleb vaadata, et ületunnid on need töötunnid, mis ületavad garanteeritud töötunde pluss lisatunde. Ehk teisisõnu, kui meil on kokku lepitud paindliku tööaja lepingus, et meil on garanteeritud tööaeg 10 tundi nädalas, lisatunnid on ka 10 tundi nädalas, ehk kokku siis töötab koos lisatundidega teeb 20 tundi nädalas ja kui ta siis tegelikult töötab 35 tundi nädalas, siis 5 tundi on ületunnitöö. Samas juhul, kui on tehtud siis 10 pluss 30 paindliku tööajaga leping, siis need ületunnid tekivad alles juhul, kui töötaja tööaeg ületab tööaja normi ja siis põhimõtteliselt on võimalik tööandjatel, kuidas siis öelda, vähendada kulutusi ja mitte maksta ületunnitöötasu töötajatele kuni täistööajani. Et see on üks siis koht, mida siis majanduslikult tööandjad võidavad sõlmides paindliku tööaja lepingu. Paindliku tööaja kokkulepe tal on kohustuslik sisu, ehk teisisõnu kõik need 4 asja peab olema leppes kirjas, et peab olema kokku lepitud töötundide arv, peab olema kokku lepitud lisatundide arv, tuleb küsida minimaalset lisatundidest etteteatamise aega ja see peab ka kokkuleppes kirjas olema ja peab olema teave siis töötundide ja lisatundide summeerimise ning arvestusperioodi kohta. Lisaks kõigele see kokkulepe peab olema kirjalik ja töötaja poolt allkirjastatud, kas siis digitaalselt või paberkandjal tööandja poolt samamoodi. Ehk teisisõnu paindlikud tööaega ei saa hakata rakendama ilma kokkulepet. Ja nüüd me jõuame selleni, et kuidas siis tööandjad siis saavad hakata paindlikud tööaega rakendama juba nendele töötajatele, kellel juba on tavalised töölepingud. Ja siin on võimalus siis tööandjatel teha ettepanek töölepingu muutmiseks ja töötajal on siis nii-öelda kohustus
ja õigus, kas selle muutusega nõustuda või mitte nõustuda. Küsitakse seda, et kas etteteatamise aeg on igas ettevõttes kokkulepe, kas on ka miinimumaeg. Seda miinimumaega kusagil ei ole ja selleni me ka jõuame, et see etteteatamine kokku leppida ja ta peab olema, mõistlik oleks, et ta oleks ettevõttes kõikide jaoks ühesugune, aga me tuleme selle juurde järgnevate slaidide juures eraldi. Nii, nüüd on siis, siin ongi, millest ma juba rääkisin, et millised on nõuded. Ja lisaks on siis nõue veel see, et töötaja töötasu peab olema vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Et kui töötaja saab näiteks miinimumpalka, siis sellise töötajad ka paindliku töö ajal kokkulepet sõlmida ei saa, aga kui tema töötasu on 1,2-kordne miinimumpalk, siis võib sõlmida paindliku tööaja kokkulepet ja võib sõlmida paindliku tööaja kokkulepet kõikidega, kelle töötasu on siis, ületab seda 1,2-kordset tunnitasu alammäära. Seadus on andnud töötajatele ka õigused. Nii nagu ütlesin, siis töötajal on esimene õigus on see, et lisatundide tegemisest võib töötaja keelduda. Ja seda on ka nagu toodud just, et seda paindlikkust tahavad töötajad, eriti need siis, kellel ei ole võimalik kogu aeg tööl käia. Siin on kahte pidi, ma kaldun arvama, et see tööandja nägevus paindlikkusest ja töötaja nägemus paindlikkusest on kaks erinevat asja. Et sellist paindlikkust praegu nagu töötajatel võib vaja olla, et lühikese etteteatamisega loobuda lisatundidest, sellist paindlikkust praegu seadusesse sisse kirjutatud ei ole. Pigem on öeldud, et töötaja kinnitles tööaja graafiku ja annab oma nõusoleku töötada sellises mahus nagu graafikus kirjas ja kui ta on andnud siis nõusoleku lisatundide tegemiseks, siis nendest tundide tegemisest loobumiseks on tal vaja tööandja nõusolekut, ehk ta ei saa ühepoolselt otsustada, et mul on graafikus juba lisatunnid kirja pandud, aga ma nüüd nendel tundidel tööle ei lähe. Seda õigust töötajal ei ole. Ta peab saama selleks tööandjalt nõusoleku, et neid tunde siis mitte teha. Lisatundidega, nii nagu ütlesin, tuleb seda iga poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitada töötaja poolt ehk vastata, kui tööandja saadab sõnumi, e-maili, siis töötaja peab selle vastama, et kas ta on nõus või mitte. Milline lisagarantii töötajatele veel on antud ja see on nüüd üks punkt selles seaduses, mis tõepoolest võib aidata kaasa sellele, et paindlikku tööaega ei hakata kõikidele valimatult rakendama, on töötaja õigus taotleda kokkulepitud töötundide suurendamist ehk garanteeritud töötundide suurendamist juhul, kui ta on viimase 6 kuu jooksul töötanud enamuse ajast kui need garanteeritud töötunnid. Ehk teisisõnu, kui ma olen kokku leppinud kui mul on kokkuleppes 10 tundi garanteeritud tööaega ja 20 tundi lisatööaega, aga ma olen töötanud vahepeal praktiliselt kogu aeg, iga nädal 20 tundi ehk poole koormusega, siis mul tekib õigus pärast 6 kuud öelda, et palun suurendame minu kokkulepitud töötunnid 20 tunnile, sellepärast et ma olen kogu aeg rohkem töötanud. Ja juhul, kui siis tööandja ei nõustu sellega, siis loetakse kokkulepitud tundideks viimase 6 kuu keskmine töötundide arv 7 päeva kohta. Ehk teisisõnu, siis tuleb aritmeetiline keskmine ja igal juhul on töötaja garanteeritud töötunnid suuremad, kui ta on varasemalt rohkem töötanud. Nii et see on punkt, mida tuleb hästi meeles pidada ja tegelikult ka oma õigust kasutada, et vältida paindliku tööaja ärakasutamist tööandjate poolt. Ja nüüd siis väikesed näpunäited töötajale, ennem kui ta hakkab paindliku tööaja kokkulepet sõlmima, et tasuks tööandja käest küsida, just milline on siis see tegelik tööaja mudel,
milline on arvestusperiood, kuidas neid tunde, lisatunde, garanteeritud tunde summeeritakse, sellepärast, et ka meie jaoks siin on küsimus, et kui meil on kokku lepitud lisatunnid ja garanteeritud tunnid, kas siis alguses töötatakse garanteeritud tundid ära või alguses on graafikusse pandud lisatunnid ja siis, ja hiljem on garanteeritud tunnid, et nii-öelda, et alguses võid keelduda, aga kui sa juba need ära teed, siis pärast sa keelduda ei saa, sellepärast, et need on need tunnid, mida tuleb töötada. Et kõik see tasuks enne töölepingu muutmist või sõlmimist tööandja käest järgi küsida. Et ja kuidas siis neid tunde tegelikult eristatakse? Milline täpselt see on etteteatamistähtaeg lisatundidel, kuidas neist teavitatakse, mis juhtub, kui tööandja pakub tööd ainult miinimumtundides, kas mul on õigus tööleping erandkorras üles öelda, võib ju kokku leppida selle, et juhul, kui meil on see tõepoolest läheb ootamatult miinimumi peale, et ma saan lihtsustatud korras töölepingu üles öelda ehk seaduses soodsamatel tingimustel, et mul ei ole vaja kuu aega ette teatada. Kas näiteks ettevõttes on kokku lepitud mingi hüvitis, kui tööandja teatab, et õhtul kell 11 mul on vaja, et sa homme hommikul kell 6 oleksid tööl. Et ka sellist asja võib ju kokku leppida, et töötaja peab nii-öelda kogu aeg olema stardivalmis. Ja mis on ka väga oluline, seaduseelnõust kadus ära varasemalt sees olnud konkurentsipiirangu mittekohaldamine paindliku tööajaga töötavatele inimestele. Menetluse käigus kadus see säte eelnõust ära ja nüüd on, kui töötajal on töölepingus konkurentsipiirang, siis see kohtib ka paindliku tööaja korral. Samas, kui töömaht on vähenenud, kui mulle pole tööd anda rohkem kui 10 tundi nädalas, siis oleks ju mõistlik see, et ma saaksin töötada vabalt teises kohas. Ehk teisisõnu, see konkurentsipiirangud ei peaks paindliku tööaja puhul kohe seal lepingus mitte olema. Nii et ka seda küsimust ja tuleks tööandjaga arutada. Ja muidugi siin all on siis väike märkus ka töötajatele, et kõik graafikud, lisatundide kinnitused, vestlused, teatised, need tasuks alles hoida. Et juhul, kui tekivad vaidlused, siis need on tõendusmaterjal, et kuidas tegelikult asi on käinud ja mis on toimunud. Nii et töötajal on päris palju küsimusi, mida tööandjale peaks esitama ja mille tuleks vastused saada ennem kui paindliku tööaja kokkuleppe alla kirjutada. Nüüd me jõudsime väikest viisi ohtudeni. Et juba natukene on mainitud, et ületunnitöö võib ära kaduda, et tekib siis nii-öelda praegu makstav ületunnitöö osalise töökoormusega inimestel kaob ära ja nii-öelda tasustamata ületunnitöö, et meil ongi uus reegel. Ja siis teine risk, et tegelik see töömaht on pidevalt täistööajal lähedal, vaatamata sellele, et seal lepingus on kirjas 10+30, aga töötajale antakse ikkagi täistööaega tööd ja lihtsalt see paindlikkus hoitakse tagavaraks, et järsku läheb vaja ühel või teisel põhjusel. Mis on muidugi see, et kuidas siis suhtutakse nendesse töötajatesse, kes ütlevad, et nad lisatunde ei tee, kui meil on paindlik tööleping, et näiteks, et keeldumine, et kui ma ei saa lisatunde teha, ühe korra keeldun, teist korda keeldun, aga kolmandal korral võib-olla mulle neid lisatunde ei antagi, antakse need lisatunnid hoopis teistele inimestele, vaatamata sellest, et mul need alused, miks ma ei saanud neid töötunde teha, kadusid ära, aga nüüd mulle enam ei anta, sellepärast, et ma varasemalt ei ole lisatunde teinud. Nii et siin on neid ohtusid on päris palju, et
ja võivad need asjad seda töösuhet ja sissetulekuid ikka korralikult mõjutada. Teiseks, ka natuke juba mainitud on siis see ettearvamatus ja pidev valmisolek. Ehk kui palju siis see töötaja peab olema nii-öelda stardipositsioonis, et kui tööandja ei tee või kannabki tööajagraafikusse ainult garanteeritud tunnid ja kõik lisatunnid on siis lühikese etteteatamisega, siis põhimõtteliselt ongi see olukord, et ma pean kogu aeg olema valmis, ma ei saa oma aega enam planeerida. Ja noh, kuidas sellises olukorras siis elada või mida peale hakata. Ja muidugi see, kas ma pean vastama tööandja sõnumitele, e-kirjadele, mis tulevad pärast tööaega, sellepärast et mulle saadetakse õhtul kell 8 sõnum, et tule homme tööle, kas ma pean nendele vastama, sest tegelikult mul ju tööaega ei ole ja meil ju räägitakse ka sellest, et töötaja ei pea olema tööandjale väljapool tööaega kättesaadav. Ehk kas oleks normaalne järsku see, et nendest lisatundist antakse ikkagi teada siis, kui mul on tööaeg või kui ma olen tööl, et ma tean vähemalt järgmise perioodini oma elu ette planeerida. Nii et siin on see, ütleme, psühholoogiline surve ja ka ettearvamus tõsiselt võivad hakata mõjutama inimesi ja hea oleks, kui saaks kuidagismoodi vähemalt seda riski veidikene väiksemaks. Ebavõrdne kohtlemine ja kaudne diskrimineerimine, see võivad ka kaasa tulla, et osad saavad valida endale sobivat paindlikkust, kellel tõesti seda on vaja, aga teiste puhul ongi see, et ootame, millal tööandja helistab, kas ma saan tööd või ei saa. Ja muidugi suurem risk ja koormus siis on just nendel töötajatel, kellel ei ole seda läbirääkimisjulgust, kes ei julge ka keelduda, sõltumata sellest, millal tööandja helistab või ütleb. Ja muidugi, mis puudutab nüüd ka ametiühinguid, on see, et töökoormus võib hakata sõltuma juhi suvast. See tähendab seda, et kui töötaja ei meeldi, ta ei ole mulle sümpaatne, siis ma võin hakata teda ju karistama, ei anna talle tunde või annan talle halvemad vahetused. Ehk teisisõnu ei ole see töötaja enam selliselt kaitstud, nagu ta siiamaani on. Nii et see oht, et ebavõrdne kohtlemine on see, kindlasti võib tekkida ja siit võivad tekkida ka vaidlused, kus me peame hakkama siis vaatama, et kas on ebavõrdselt koheldud või mitte. Nii et jälle dokumenteerimine, et oleks võimalik probleeme lahendada. Tervis, tööohutus, psühhosotsiaalsed ohud. Eelnevast tulenev siis see, et koormus võib muutuda kontrollimatuks, töö võib intensiivistuda, puhkenõudeid võidakse rikkuma hakata, et kui justkui ongi see ootamatult väljakutsumine. Ja muidugi ka töötaja kaitse, kui tööandja ootamatult töökoormust vähendab. Nii nagu ma mainisin, siis praegu siiamaani kehtis meil töölepingu seaduse nõue, et töötasu võib vähendada tööandja kuni alampalgani ja kui töötajale see ei sobi, siis ta saab sellisel juhtumil öelda töölepingu üles lühikese etteteatamistähtajaga ja saada ka töötuskindlustust. Kui nüüd on sõlmitud töötajaga paindliku tööajaleping, siis võib vähendada töötasu 25%-ni 1,2-kordsest alampalgast, mis on tunduvalt madalam rahasumma ja töötajal tegelikult ei ole õigust erandkorras töölepingut sellisel juhul üles öelda. Ainuke võimalus on korraline ülesütlemine, mis tähendab kuuajast etteteatamist ja ei ole siis töötajal õigus ka saada tavapärast töötuskindlustushüvitist, vaid baasmäärast kindlustushüvitist, milleks on 50% alampalgast.
ja seda siis sellistel tingimustel, sellepärast et ei ole ju tegemist töölepingu rikkumisega tööandja poolt, vaid lihtsalt paindliku tööaja rakendamisega. Nii et see on see üks tõsine oht tõepoolest, et töötajatel võivad hakata töötasud väga suurel määral kõikuma tulevikus. Seda ebakindlust võiks siis kompenseerida kuidagi, et mida võiks siis kaaluda, et võib-olla tööandjaga, kui on võimalik olla läbirääkimispositsioonis, et võiks olla lisatasu või see tunnitasu võiks olla kõrgem kui tavalisel töötajal, et see 1,2 ei ole määr, et see 1,2 võiks kehtida ka kõikide teiste tasude puhul. Ehk teisisõnu, kui mu tasu on seal 1500 eurot kuus, et siis kui mul on paindlik tööaeg, siis see 1500 on korrutatud 1,2-ga, et mul oleks siis kõrgem töötasu, kuna ma ei saa oma elu niimoodi planeerida nagu need töötajad, kellel on tavapärane tööaeg. Mida võiks veel kaaluda, see on ka käib juba ametiühingute poole ka, et minimaalselt siis need garantiid ja juhul, kui tööandja näiteks tühistab neid töövahetusi või tööaega, mis varasemalt on kokku lepitud, et siis selle eest võiks olla ka hüvitis, sellepärast et kui töötaja on kirjutanud alla tööajagraafikule, kus on kirjas kokku lepitud töötunnid ja lisatöötunnid ja siis tööandja ütleb, et aga sa ära sellel lisatundide päeval tule, on ju, siis võiks olla töötajal ju õigus saada töötasu nende tundide eest, sellepärast et ta on ju andnud oma nõusoleku ja tööandja on talle algselt neid tunde ka pakkunud. Peaksid olema siis ikkagi selged reeglid, kuidas seda summeeritud tööaega see süsteem töötab. Ja võib-olla ka kokkulepe, et väljaspool tööaega ei eeldata reageerimist. Juhul, kui see aeg ei ole tasustatud, ehk siis oleks meil tasustatud valveaeg. Nii et selliseid asju võiksid siis töötajad isekeskis ka mõelda, et oma nagu elu veidikenegi etteaimatavamaks ja võib-olla mõistlikumaks teha. Ja nüüd me jõuame tegelikult ametiühingute juurde, et ametiühingutel on võimalik paindliku tööaja puhul sõlmida kollektiivleping, mis siis reguleerib paindliku tööajaga töötamist ettevõttes või sektoris. Ja ma toon siin välja mõned punktid, mida ametiühingud või ka siis töötajad ühiselt, kui nad mõtlevad, kas luua ametiühingut või mitte, võiksid omavahel arutada ja siis ka tööandjaga läbi rääkida ja proovida siis kokku leppida. Et midagi nendest punktidest ei ole seaduses kirjas, kõik see on lihtsalt teile ideid, mõtlemisainet, kuidas võiks oma liikmete olukorda parendada. Esiteks, paindlikkus peaks olema mõõdetav ja piiritletud, on ju. Et mõistliks võib kokku leppida, kellele paindliku tööaega kohaldatakse ja milliste töökohtadel seda kohaldatakse. See tähendab seda, et milline on tegelikult reaalne vajadus paindliku tööaja rakendamiseks ettevõttes või sektoris. Võiks kokku leppida, kui palju siis tegelikult neid lisatunde on vaja teha, sest kas on vaja seda paindlikkust 75% tööaja ulatuses, võib-olla piisab ka 25%, ehk teisisõnu, et ei ole niimoodi, et 10+30 on paindlik tööaeg, vaid paindlik tööaeg on 30 tundi on täistööaeg ja 10 tundi on paindlik tööaeg. Ehk seda võiks ju tööandjaga arutada, et mis on tegelikult paindlikkuse vajadus. Siis võib kokku leppida selle sama keeldumise protsessi, kui palju tuleb ette teatada, kuidas teavitatakse ja ka seda, et tööst keeldumine toob kaasa sanktsioone, et siis vältida seda diskrimineerimist või seda, et kui mina olen 2 korda lisatundide tegemisest keeldunud ja siis mulle neid rohkem ei anta, et vältida neid olukordi.
Võiks olla mingid reeglid, et ei pea töötaja kogu aeg olema stand-by valmisolekus ja loomulikult ka tööandja ei peaks kogu aeg eeldama, et nii kui tema sõnumi saadab, nii töötaja tuleb kohe välja. Konkurentsipiirangu mittekohaldamine. Kindlasti oleks vaja kollektiivlepingus kokku leppida paindliku tööaja punktide osas. Ja võiks kokku leppida sellega, kuidas töötaja saab loobuda paindlikust tööajast. Praegu sellist võimalust seaduses ei ole, aga kui mul on praegu, kui võtame kas või sellise näite, et mul on praegu tavaline tööleping, tööandja tuleb mulle ettepanekuga muuta see paindlikuks, siis ma tahaks võib-olla katsetada paar kuud ja siis otsustada, et kas see paindlik tööaeg mulle sobib või mitte. Ja siis ma tahaks, et mul oleks õigus sellest kokkuleppest loobuda ehk lõpetada paindliku tööaega töötamine, et ka selle võiks tegelikult kollektiivlepingus kokku leppida ja tööandjaga läbi arutada. Tööaja arvestus, väga oluline, sellepärast, et kõik tasud ju põhinevad arvestusel ja ka see probleemid võivad tekkida ka siis, kui see arvestus ei ole piisavalt hea. Ehk arvestus võiks olla lihtne, kuidas siis need töötunnid jagunevad, on ju näiteks, et esmalt tehakse kokkulepitud töötunnid, seejärel töötatakse lisatundidega. Praegu ütleb seadus, et kui on summeeritud arvestusperiood, siis arvestus esitatakse perioodi lõpus, kus on siis näha selgelt töötatud tunnid ja lisatunnid, aga samas selleks, et töötajal oleks selge ülevaade oma töötatud tundidest ja kui palju ta on teinud garanteeritud tunde, kui palju ta on teinud lisatunde, siis oleks mõistlik, et see arvestus tuleks tööandja poolt ikkagi iga kuu lõpus. Töötajal peaks olema ligipääs oma tööaja arvestuse andmetele ja tal peaks olema ka õigus teha parandusi või vaidlustada seda, mida siis sellesse arvestusse on pandud, kui tööandja arvestus on ekslik. See peaks olema ka kokku lepitud. Ja loomulikult, milline on siis see kirjalik jälg, on ju, mis töötajal on olemas, on ju, et kuidas see pakkumine ja nõustumine käib. Nii et rääkige läbi seda tööaja arvestuse osa, et töötajatel oleks olukord selgem ja kõikidele lihtsam. Ennustatavus ja ehk kuidas siis on see elu planeeritud, leppida juba kollektiivlepingus kokku see minimaalne etteteatamise aeg, kui ta muudetakse lisatunde ja graafikuid, peaks kokku leppima ka näiteks selle, kuidas töötaja võib lühikese etteteatajaga lisatundidest loobuda ehk saada seda lisapaindlikkust töötaja jaoks, kellel seda on vaja, näiteks kellel on väikesed lapsed või kes käivad koolis või ka kui on terviseprobleemid, et siis töötajal oleks võimalik lühikese etteteatamisega lisatundidest keelduda. Ka see õigus võiks olla kollektiivlepingus kokku lepitud. Praegu sellist õigust seaduses, nii nagu ütlesid, ei ole. Seesama vähem etteteatamisel, et kui tööandja teatab lühikese aja ette, et siis võiks olla sellele kompensatsioon või siis see töötasu oleks kõrgem. Näiteks paindlikud tööaega rakendatakse Ameerika Ühendriikides ja seal on reegel, et kui tööandja teatab ette väga lühikese aja, seal oli osadel juhtudel 3 päeva, teistel juhtudel isegi 2 nädalat, kui tööandja teatab vähem ette, siis peab tööandja maksma selle eest kompensatsiooni ja kas on siis töötasu kõrgem või siis on ühekordne rahaline kompensatsioon.
ja loomulikult, kui on kollektiivlepingus paindliku tööaja tingimused kokku lepitud, siis on siis on töötajad sellesse kaasatud ja tööandjal ei ole võimalik ühepoolselt hakata neid reegleid muutma, vaid need reeglite muutmine käib ikkagi kokkuleppel töötajatega ja noh, igasuguse sellise muudatuse alguseks on ju see, et tööandja peab siis ka põhjendama, peab olema mingisugused analüüsid, et kuidas ja miks on siis vaja neid juba kokku lepitud paindliku tööajaga töötamise reegleid ettevõttes muutma hakata.